Tere ilusat sombust novembrikuu hommikut kõigile. Kas mind on kuulda? Jah, kõik on hästi. Selge, väga meeldiv. Aga alustame siis tänase webinariga, mille teemaks on siis äsja valminud elektri- ja side projekteerimise Autodeski Civil 3D tarkvaras Eesti lokaliseeringu alusfaili tutvustus peamiselt ehk siis pealkirjaga elektri- ja side projekteerimine samm-sammult ühtsesse Civil 3D taristu loomise süsteemi. Kuna Civil 3D, nagu on tagasisidest selgunud, on elektri- ja side projekteerimises veel suures osas paljudele avastamata maailm, siis seetõttu oleme ka pealkirjas rõhutanud seda samm-sammult lähenemist, kuna võimaluste väli on väga avar. Aga asudes tänase asja külge, tänase webinari juurde, vaataksime kõigepealt üle tänase webinari kava. Et kõigepealt siis räägin paari sõnaga üldiselt Civil 3D rakendamise võimalustest tehnovälisvõrkudele. Seejärel teeme juba konkreetse tutvustuse Civil 3D Eesti elektri- ja side välisvõrkude alusfailile. Seejärel räägime natukene selle alusfaili ja Civil 3D kasutamise puhul ühildamise võimalusest muude taristu projekti osadega ja sellest tulenevalt efektiivsusest. Seejärel paari sõnaga ka võimalustest, kuidas seda uut võimalust järk-järgult rakendada. Ja kõige lõpus paar mõtet võimalikest edasistest arengutest ja ka arutelu. Et meil on selline kokkulepe siin webinari korraldajatega, et me küsimused ja vastused jätame kõik sellesse viimasesse vooru ja kui kellelgi on siis küsimusi, kommentaare, see palun andku käega märku ja siis avatakse tema mikrofon ja saab siis oma küsimused või ettepanekud ära esitada. Aga liikudes nüüd siis edasi teema juurde, et milline on üldse Civil 3D rakendamise võimalused tehnovälisvõrkudele. Et kõigepealt sissejuhatuseks ma ütlen ka kahe lausega enda taustaks, et mina olen Uku Audova, elukutselt olen ma volitatud teedeinsener ja diplomeeritud raudteeinsener. Et minu kokkupuude elektri- ja side projekteerimisega on olnud nii palju, kui on olnud üldistes taristu suuremates projektides, näiteks tee- või raudteeprojektides. Et mina oma tausta poolest ei ole elektri- ega sideinsener, küll aga on mul Civil 3D kasutamise kogemust juba üle 15 aasta, mistõttu ma juba üht-teist tean selle tarkvara hingeelust ja siis koostöös erinevate osapooltega me siin seda alusfaili välja töötades püüdsime siis saada jälile, millised on siis välisvõrkude projekteerijate vajadused ja ootused ja püüdsime siis nendele siin järjest leida lahendusi. Aga milleks üldse selline asi on ette võetud, et mis on siis eesmärgid, et kõik, kes te siin täna osalete, tõenäoliselt ju olete selles valdkonnas sees ja olete seda projekteerinud siin juba erinevate tarkvaradega, näiteks tavalise AutoCAD-i ja tema line, polüline ja nii edasi käskudega. Et kui me kasutame Civil 3D-d ehk kolmemõõtmelist projekteerimist, siis see annab
mõningad lisaefektid. Nimelt me saame seda tööprotsessi mõnevõrra lihtsustada, me saame paljud igasugused abitööd ja abiliigutused ära jätta, kui me need eelprogrammeerime. Me saame seeläbi kindlasti ka tööprotsessi kiirendada, selleks on juba ka alusfail ja muude tööprotsessi käsuahelate ja abivahendite salvestamine korduv kasutamiseks. Me saame muuta projektlahendust täpsemaks, kui me laseme tarkvaral endal projekteerida selle asemel, et seda teha tava AutoCAD-i käskudega käsitsi. Meil niimoodi projekteerides lisandub kohe mitmekülgne info meie projekteeritavatesse trassidesse, mis ei ole lihtsalt joon oma asukoha ja kindla pikkuse ja joonetüübiga, vaid me saame ka muud dünaamilist infot sinna koheselt kaasata. Siis väga suureks abiks on lihtne ja kiire mahuarvutuse võimalus, mis kaasneb Civiliga. Ja üks väga oluline komponent on kindlasti ka tõhusus vigade leidmisel. Seda me teame, et eks inimene on ekslik ja eks neid vigu tuleb ikka, aga me teame kõik ka väga hästi seda, et kuigi kõik vead saavad lõpuks lahendatud, siis mida varem nad avastatakse, seda lihtsam nendega on. Ja ka siin on see kasutatav tööriist Civil 3D sellele suureks abiks. Ja samuti muidugi, kui meil on projektne info 3D-s ja ka muud taristu või ka näiteks, ma ei tea, hoonete projektid või midagi, on samuti olemas kolmemõõtmeline info, siis meil on väga lihtne võrrelda valmivat projektlahendust muude projekteeritavate elementidega. Et siin ma ennetan seda küsimust, et BIM on ju olemas, aga et milleks siis veel see Civili asi vajalik on. Aga siin on see vahe, et kui BIM tehakse ikkagi juba välja võetud infole, mis tähendab seda, et meil peavad olema seal näiteks IFC elemendid oma andmesisuga, millele me saame seal teha näiteks class detection'i, siis siin Civil 3D kasutamisel me saame neid võimalikke klasse või erroreid tuvastada juba oluliselt varem. See sisaldub ka edaspidi täna ühes näites. Nüüd minnes konkreetselt siis selle alusfaili sisu tutvustamise juurde, siis esimese asjana me vaataksime, kuidas on võimalik, vaataksime kõigepealt korraks sellele paketile sisse. Ma korraks avan oma selle Exploreri akna, et kes on selle paketi failidega juba seda näinud või tuttav, siis siin selles paketis meil sisaldub kõigepealt selle faili kirjeldus. Siis on meil siin olemas see põhiline alusfail, kus on kõik seadistused, millest nüüd kohe juttu tuleb, on siis sees selles failis Civil 3D, VV, Elekter, Meetrikest, DVT. Lisaks on veel üks template fail ehk DVT fail, mis sai siia juurde pandud mõningate töörühmas osalenud osapoolte soovil jätkata ka edaspidi sirgestatud trassiplaani lisamist näiteks PIK-i profiilile. Et selle abivahendiga on põhimõtteliselt see sirgestatud trassiplaani tegemine võimalik. Tõsi, ta ei ole küll väga mugav ja väga sujuv, aga olemas on ka tegelikult
kaasaegne alternatiivlahendus, milleks on võimalus kuvada automaatselt plaanivaade ja pikiprofiil paralleelselt ühes ja samas joonises. Ja siis viimane fail, mis sisaldub siin aluspaketis, on üks PKT fail ehk see on kaabli kaeviku või tehnovõrgu kaeviku tüüpristlõige, mida saab kasutada 3D mudeli loomisel. Nüüd aga läheksime kohe edasi selle sisu juurde ja esimese asjana vaataksime tehnovõrgu trassiplaani projekteerimist. Selleks on mul praegu üks eelsalvestatud video. Ma panen selle video nüüd kohe käima, et me vaatame seda, et siin enne webinari algust selgus, et siin on helitugevusel on suur vahe, et minu vahetu jutt kostub märksa valjemalt kui see video. Nii et nüüd, kui ma panen video käima, siis käesolevas videos vaatame, kuidas kasutada Civil 3D tarkvara tehnovõrgu trassiplaani koostamisel. Antud juhul mul on ette valmistatud üks fail, mis on salvestatud käesoleva paketi alusfailist. Siin failis on mul ka sisse toodud üks alusmaastik ja lisaks on siia veel varem üks sidekaabel projekteeritud. Nüüd projekteerides uut tehnovõrgu trassi valime käsu Alignment Creation Tools. Kõigepealt me paneme kaablile nime. Näiteks ma tahan selle nimeks saada kõrgepingekaabel ja seejärel ma valin OK ning avaneb telje loomise tööriistakast. Valin siit nurgelise telje loomise käsu ja ma hakkan siin tegema kaabli uut trassi. Vaikimisi tulevad kõik loodavad teljed abistiili. Nendel abistiilis telgedel on peal ka kaugused telje algusest, mis on tehtud niimoodi, et kõik 100 meetriga jaguvad kaugused on täisarvuga ja siis 100 meetrile lisanduvad kaugused on siis plussmärgi ja väikse numbriga 5 meetrist kuni 95 meetrini. Nüüd, kuna ma tahan saada kõrgepingekaablit, siis ma muudan selle teljestiili ära tempstiilist kõrgepinge kaabliks ja ma näen, et sellel muutub joone tüüp. Nüüd, mis on nüüd lisaväärtus võrreldes tavalise polüjoone tegemisega? Tavaliselt, kui me tehnovõrgu trassi projekteerime, oleme huvitatud, et meil oleks mingis laiuses trassi kujavaba. Selleks, et seda tõhusalt kontrollida, me saame panna siia paralleelteljed. Antud juhul ma panen nad mõlemale pooleteise meetri kaugusele. Nüüd me näeme, siia tekkisid veel ühed abijooned ja kui ma nüüd kaablitrassi asukohta siin muudan kuidagi, siis ma näen, et kogu aeg liiguvad kaasa need paralleeljooned. Samuti, kui ma muudan selle trassi geomeetriat, lisades näiteks kusagile nurgapunkti juurde, siis ka siis liiguvad kõik need paralleeljooned kaasa. Lisaks on meil võimalik kaabli järgi adresseerida kaabli naabruses olevaid punkte. Selleks ma valin Add Labels, Alignment, Station Offset, Fixed Point ja valin selle stiiliks fikseeritud punkt, millel on siis kaugus pikitrassi, kaugus kaablist ja koordinaat. Antud juhul mulle tekkis siia nüüd punkt, mis on
kaablist 16,24 meetri kaugusel. See lähim punkt kaablil asub kaabli algusest 394 meetri 68 sentimeetri kaugusel ja lisaks on antud selle koordinaat ja see, et see paikneb kaablist vasakul. Kui ma soovin seda silti asukohta muuta, aga punkti paika jätta, ma saan selle siia vedada eemale ja siia tekib selline nool, mis viitab selle punktile. Kui mul nüüd on vaja seda punkti kas muuta või kopeerida, siis ma saan seda vabalt teha. Ma võtan ja tõstan näiteks siia teisele poole ja ma näen ja panen ta siia edasi ja nüüd ma näen, et selle punkti andmesisu muutub automaatselt. Et kui enne oli vasakul pool, siis nüüd on paremal, samuti on ka kaugused ja koordinaadid muutunud. Järgnevalt vaataksime siis edasi, kuidas luua tehnuvõrgule PIK-i profiili sellele samale teljele ja selleks me vaatame ühe järgmise video. Käesolevas videos koostame eelmises videos projekteeritud kaablitrassile PIK-i profiili. Selleks me valime käsu profile, create surface profile. PIK-i profiili koostamine algab maapinna profiili loomisest. Selleks ma valin kõigepealt selle sobiva telje, mille me koostasime ja samuti selle maastiku, millest ma soovin PIK-i profiili saada ehk existing ground. Lisan selle maastiku ja järgnevalt panen paika PIK-i profiili vaate kõrguste vahemikku ja valin create profile view. Panen selle profile view siia teise aknasse paika. Nüüd on sellel Civil 3D selline hea omadus, et kui me siin ühes aknas näiteks profiilivaates toimetame, siis te näete ülemises ehk plaanivaate aknas ühte helesinist joont kulgemas PIK-i kaablitrassi. Siit on näha, kus ma parajasti olen. Samuti on vastupidi, kui ma plaanis toimetan, on see vaade näha PIK-i profiilis. Nüüd järgnevalt projekteerime projektse profiili kaablitrassile. Selleks valin käsu Profile Creation Tools ja näitan seda profiilvaadet. Nüüd ma pean andma profiilile nime ja ma annan selleks nimeks AP kaabel 1 finished cables ja valin OK. Ja siis mul avaneb profiili loomise tööriistakast, mis on väga sarnane telje loomise tööriistakastile. Joonistan siia siis PIK-i profiili ära ja nüüd, kui see on tehtud, siis mul tulevad siia külge andmed, kaldid, murdepunktid ja kõrgused. Kuna seda profiili välja anna, siis las need andmed siin lihtsalt informatiivsetena töö abivahendiks mul olla. Nüüd me näeme siin sellist asja, et meie trass ristub ühe teise kaablitrassiga. Ja me tahame, et see ristumise koht tuleks meil täpselt siia meie profiili vaatele peale. Selleks me saame valida käsu Add Crossings to Profile View ja nüüd ma pean valima siis selle kaabli profiili, mida ma tahan siin peale saada. See on mul siin kõrval olemas. Ja nüüd mul avaneb selline aken, kus mul on valik, mis ma siit saan peale valida. Kuvada. Ma ei taha saada existing ground'i ja ma ei taha saada plaani andmeid. Selleks ma valin nendele ülearustele asjadele stiili no display.
ja ma näen, et mulle tuligi siia peale nüüd see kaabli lõikumine ja, ja ühtlasi selle teise kaabli nimi ja kõrgus lõikumisel. Nagu näha, oleme siin praegu pannud täiesti 10-sse sellega, et meil kaablid jooksevad täpselt üksteisest läbi. Aga sellest ei ole midagi katki, me saame kohe selle asja ära lahendada. Me valime oma kaabli profiili, valime geometri editor ja me paneme sellele kaablile siia kusagil lähedale ühe murdepunkti juurde. Nüüd järgnevalt meil on võimalik näidata selle kaabli andmeid ka, kõrgusandmeid ka teljel. Selleks ma valin telje, edit alignment labels, import label set. Nüüd ma asendan selle abilabelite stiili sellise stiiliga nagu cable depth, kaabli sügavus. Nüüd ma pean näitama ka ära, millisele profiilile ma tahan neid andmeid saada. Edasi me vaatame, kuidas luua nüüd nendele tehnovõrkude trassidele koridori 3D mudelit. Siin jutt käib siis mudelist, mis sisaldab kaevikut koos oma kihtidega alates väljakaevest kuni siis kattetaastuseni välja. Et see kaevik on tehtud meelega niimoodi, et ta ei sisalda automaatselt kaablit, vaid selle kaabli saab sinna hiljem juurde lisada ja selle mõte on see, et meie üks kaevik ei pruugi olla kaablite ja torude osas kogu pikkuses konstantne. Meil võib olla olukordi, kus samasse kaevikusse mingis lõigus on trasside arv teine. Ja selleks me vaatame nüüd järgmise video koridormudeli loomiseks. Järgnevalt vaatame, kuidas luua meie projekteeritud kaablitrassile kolmemõõtmelist kaeviku täite ja kattetaastuse mudelit. Selleks kasutame Civil 3D käsku koridor. Koridormudeli loomise eelduseks on see, et meil peab olemas koridori baasjoon, milleks meil antud juhul on olemas telg ja samuti peab olema ka veel kõrguslik baasjoon, milleks meil on profiil ja selle koridori tüüp ristlõige, mida on näha siin ekraani paremal üleval nurgas. Kuna siin on palju tehnilisi detaile, siis ma selle peal hetkel pikemalt ei peatuks. Hakkame siis ehitama koridori. Koridorile me anname esimese asjana nime. Anname talle nimeks näiteks KP kaabel 1. Järgnevalt valin siis horisontaalbaasjoone. Vaikimisi tuli kohe ka ära profiil siia ja nüüd ma valin ka selle tüüpristlõike, milleks mul on tüüpristlõige nimega kaevik. Kuna meil on maapinnaks siin existing ground, mille suhtes see kaablikaevik rajatakse, siis ma saan sellega kohe ära valida. Nüüd vaikimisi mul on kõik koridori vajalikud eelseadistused paigas ja ma saan öelda okei ja rebuild koridor. Nüüd on näha, et meil tekkis siia ühed hallid jooned. Need on nüüd kõikide koridori, kõigi kaabli kaeviku täite ja kaevekihtide väliskontuurid. Kaevik teatavasti läheb ülespoole laiemaks, seetõttu nad on siin üksteisest natukene eemal. Meil on võimalik seda koridormudelit kaevikul vaadata ka sellise käsuga nagu Object Viewer.
ja kui me siin teda nüüd lähedalt vaatame, siis ja pöörame nurga alla, siis me näeme, et ongi olemas selline kolmemõõtmeline kaeviku mudel koos erinevate kihtidega. Nüüd järgnevalt meil on võimalik sellest mudelist välja arvutada automaatselt ka kaevemaht. Aga selleks me peame esmalt looma sellele koridormudelile väljakaeve pinna ehk siis ristlõike järgi selle kõige välimise pinnamudeli. Selleks ma valin koridor surface siis. Loon uue maastiku, vaikimisi tuleb juba nimele prefiksina ette selle koridori nimi ja ma panen talle siia selgituseks ja kaeve. Maastiku stiiliks on kolmnurkadega maastiku stiil, mis on hästi loetav ja nüüd ma pean järgnevalt valima selle maastikule siis selle pinna, mille järgi ma tahan, antud juhul see on daatumpind. Need on need servalingid, mille järgi tehakse see maastik ja kuna ma tahan, et see maastik mul ka laiali valguks, siis ma pean talle panema ka boundary. Siin ma automaatselt saan panna sellele boundary'ks B-top ehk siis kõige ülemise, kõige kõrgem välimine punkt. Panen OK, teen rebuild koridor ja nüüd on näha, et mul on tekkinud siia selline kaevepinda kolmemõõtmeline mudel. Alati tuleb pöördenurkades vaadata üle, et see mudel jookseb korrektselt. Antud juhul paistab, et sellega ei ole probleemi, kuna see pöördenurgad ka ei ole nii teravad. Siin on erinevaid võimalusi, millega saab seda probleemi leevendada. Näiteks kui me kasutame raadiusi. Nüüd vaadates seda 3D mudelit, me näeme, et siin on olemas selline, et on tekkinud selline kraavi mudel sellest. Järgnevalt vaataksime edasi siis kuidas neid kaeve- ja täitetööde mahtusid siis saab modelleerida ja kuidas saab neid mahtusid võtta. Aga enne vaataks võib-olla veel ära, ma siia vaheteemana näitaksin ära veel ühe video, milleks on kaitsetorude lisamine kaablile. Selleks ma panen käima järgmise video. Järgnevalt vaatame, kuidas meie projekteeritud kaablile projekteerida kaitsetoru ristumisel teise kaabliga. Selleks on mul siin eelnevalt loodud toruvõrgustik, kaitsetorud. Valin käsu, edit network. Nüüd mul avaneb tööriistakast, kus ma saan siis oma kaabli või kaitsetorude toruvõrku siin siis redigeerida, kus mul on vaikimisi eelseadistatud kaartlist ehk siis kataloog, kust ma saan konkreetseid torusid valida ja samuti on orientiirmaastikuks antud existing ground. Siit ma saan nüüd valida kõigi nende torude vahel, mis kataloogis on olemas. Valin näiteks 160 mm toru ja annan käsu draw pipe only. Kuna mul on juba eelnevalt siin kaabli pikiprofiilis murdepunktid selle toru ulatusest, siis ma valingi plaani vaates ühest murdepunktist kuni teise murdepunktini ja ma saan siia toru koos toru andmetega. Selle andmesildi ma saan viia siit kõrvale tühja koha peale. Kui ma nüüd ei taha, et mul selle toru nimi oleks lihtsalt pipe, siis ma saan talle anda ka siin mingisuguse muu nime, näiteks KT1.
vahetasin selle properties aknast ära, lõikin korraks selle sildi peal ja see silt muutus mul automaatselt. Nüüd mul on vaja veenduda selles, et mul see kaitsetoru oleks ikkagi õigel kõrgusel kaabli kohal. Praegu ma näen, et ta seda kohe mitte ei ole. Siin on üks ots on 59,49, teine 59,33, samas kui kaabli kõrgused on 61,43 ja 61,35. Jällegi mitte midagi pole katki, ma valin toru, ma lähen properties aknasse ja ma panen selleks alguskõrguseks panen siis 61,43 ja lõpukõrguseks panen siis 61,35. Nüüd ma näen, kui ma jällegi siin sildi peal klikkan, need andmed muutuvad ja kui ma tahan seda kaitsetoru näha ka profiili vaates, siis selleks ma valin selle toru ja käsu Draw Parts in Profile. Järgnevalt ma valin sobiva selle profiilvaate ja nüüd ma näen, et see kaitsetoru tuli ka mul profiili vaatesse ja ta on täpselt sellisel kõrgusel, nagu meil tarvis oli. Nii, sellega on meil praegu näidisvideod ära vaadatud, et ma nüüd järgnevalt näitaksin seda mahtude arvutamise teemat otse mudeli failist. Kõige lihtsam ja kiirem meetod kogu kaevemahu kiireks kättesaamiseks on valida Analyze tabilt Volumes Dashboard. Selleks ma loon siia uue sellise mahumaastiku ja ma pean valima, ma võin anda talle ka mingisuguse nime, näiteks kaevemaht. Ma valin talle baasmaastikuks, valin existing ground ehk olemasolev maapind ja siis võrdlusmaastikuks valin siis selle väljakaeve, nagu meil oli valitud või enne seadistatud. Nüüd ma näen, et mulle tekkis siia selline maastik, mille nimi ongi kaevemaht ja kui me nüüd vaatame siin tabelis neid andmeid, siis me näeme, et väljakaeve on 254 kantmeetrit, täide on mingisugune 0,03 kantmeetrit, see on mingi ümardamise anomaalia, ehk siis ligi 100% on kaeve, järelikult on meie mudel usaldusväärne. On olemas ka veel üks täiendav ja natukene täpsem võimalus mahtude arvutamiseks, kus me saame võtta mahud ka lõikude kaupa ja kus me saame siis ühtlasi ka tekitada ristlõiked. Selleks me peame esmalt valima sellise käsu nagu Sample Lines ehk lõikejooned. Näitame seda telge, siis me saame valida siia need pinnad, mida me siin tahame kuvada. Ja samuti ka kaitsetorude toruvõrgustik ja kui ma valin siin OK, siis ma saan järgmise valikuna valida siis selle, et ta teeb mul nad mingisuguse kindla sammuga, need lõikejooned. Selleks mul on valitud siin praegu vaikimisi 20 meetri pikkune samm. Siis nende lõikejoonte laiused on 2 meetrit, mis on reeglina kaablikaeviku jaoks täiesti piisav. Samuti ma panen sisse, et ta nii lõigul algusesse kui ka lõppu need lõikejooned teeks. Nüüd need lõikejooned on mul nüüd siin tehtud. Tekkisid siia plaani vaatesse ja iga lõikejoone juurde tuli ka selle kaugus kaablitrassi algusest. Nüüd järgnevalt mul on võimalik tekitada põiklõiked. Selleks ma muudan oma mudelfaili aktiivset mõõtkava
nagu näha nüüd siin plaani ja profiili vaates muutusid numbrid loetamatuks, aga ma siia 4. aknasse kavatsen nüüd teha nüüd need põiklõiked oma kaabli trassist. Selleks ma valin käsu Create Multiple Section View. Ja annangi käsu Create Section View ja näitan selle asukoha siin. Nüüd on mul tulnud jällegi selline lõige, kus mul on siis näha praegu see kaeviku maastikupind. Siis mul on näha siin igas lõikes siis selle lõikejoone asukoht. Samuti on näha siin ka siis absoluutkõrgused. Kui ma tahan siin midagi redigeerida, näiteks stiile vahetada, siis on mul võimalik kõigepealt sample more sources, sellega ma saan endal siia lõigetele juurde lisada ja eemaldada. Näiteks kui praegu oli meil ainult pinnamudelid, siis nüüd ma panen siia juurde ka selle meie koridor mudeli ja ma valin sellele koridor mudelile, mis ma panin sellise stiili nagu utility full, ma panen apply. Okei, ja nüüd me kohe näeme, et meil nüüd tekkis täiesti valmis ristlõige, kus siis on näha erinevad kihid. Nagu ma enne mainisin, need kaablid me saame siia siis hiljem lisada vastavalt nende arvule täpselt juurde. Ja kui me nüüd tahame saada siis seda mahtu arvutada ka nüüd nende ristlõigete järgi, siis selleks on olemas selline valik, et me klikime ühele lõikejoonele ja valime Compute Materials, lõikejoonte grupp, siis me peame siin valima selle õige selle kriteeriumi, mille ehk selle arvutuse tüübi, mis meil on. Näiteks antud juhul me saame võtta sellest konstruktsiooni lõikest algtäite ja tasanduskihi mahtu. Selleks ma pean teadma siin nende materjali koode. Ma panen need siia sisse, mis on seotud nende viirutuse koodidega. Ja kui ma panen OK, siis meil on see mahutabel olemas. Kui ma tahan, siis ma saan samal meetodil valida ka uuesti selle mullamahtude kriteeriumi import another criteria, võtan siin cut and fill. Nii, siin ma saan panna vaikimisi existing ground'iks, saan panna meie selle lõike või tähendab olemasolu maapinna, teiseks paneme selle väljakaeve pinna, panen OK ja meil on see tabel siin olemas, nimetame ta ka väljakaeve. Nii, kui ma nüüd soovin seda kuvada, siis ma võin valida siit tabeli. Pean jälgima, et mul oleks siin tabelisse õige kriteeriumi järgi arvutavad mahud. Panen OK ja panen selle tabeli siin kusagile paika, näiteks siia lahtrisse. Nii, selle andmel on meie väljakaeve kogumahuks 255 kantmeetrit ja eelneva meetodiga me saime 254, nii et meie täpsus on siin üsna usaldusväärne ja tõelähedane.
Nüüd ma siin tõin ekstra välja siin nendes faili võimalustes ka siin automaatsed dünaamilised infosildid, neid me oleme siin jooksvalt näidanud kõikide osade juures, need eraldi peatükina ei pea käsitlema. Samuti ka siis sai läbi vaadatud kaitsetorud ja lõiked ja töömahud. Nüüd paari sõnaga ütleksin selle kohta, et kuidas siis Civil 3D-d kasutades me saame oma taristuprojekti ühildada siis muude osadega. On olemas sellised asjad nagu andmelingid, et data shortcuts, mille järgi me saame välja jagada oma projekteeritud 3D objekte 3D mudelina, mida siis teised saavad oma töödesse sisse linkida ja samuti saame meie teiste välja jagatud 3D objekte linkida oma mudelfaili. Siis loomulikult on kõik võimalik ka eksportida sellistesse erinevate tarkvarade poolt tuntud ja tunnistatud ülekandeformaatidesse nagu XML ja IFC. Siis järgnevalt on väga oluline teema on ka siis eksportimine, kust me saame siis oma mudelist välja tuua puhtad failid, millest me saame siis tavalised AutoCAD-i objektid, mis ei sisalda enam 3D infot ja mis on allavõetavad kõikidele tavalistele AutoCAD-i failidele. Siis mõne sõnaga ka soovitustest, et kui siin nüüd alguses on ilmselt see infomaht väga suur ja võimas, et põhimõtteliselt seda Civil 3D tarkvara saab kasutusele võtta ka etapiviisiliselt ja isegi etapiviisiline käikuvõtmine tegelikult omab oma efekti, et me siin, kui siin alustada näiteks trassiplaanist, nagu me käsitlesime, on see üks võimalus, või siis kasutada teda ainult seal kaitsetorude tegemisel. Et põhimõtteliselt niimoodi samm-sammult on võimalik siis teda rakendada, et see korraga ei oleks liiga palju infot ja sellest mõistagi tulenevat segadust. Ja ära ei tohi unustada kindlasti ka seda, et see Civil 3D tarkvara kasutamisel on väga erinevaid valikuvõimalusi, et meil ei ole kindlasti asi eneses teha iga asja peale absoluutselt kõiki võimalusi peaaegu kasutav ideaalmudel, vaid alati tasub alustada lõpupoolt ja vaadata, mis on iga konkreetse töö lõppeesmärk ja siis sellele vastavalt siis ka kasutada erinevalt, et siin on võimalik jah, kas siis ainult neid plaanijoonisid või siis on võimalik erinevate täpsusastmetega siis 3D mudeleid teha. Ja olemegi jõudnud nüüd siin viimase punkti juurde, et mõned mõtted, mis siin edasisteks on, et siin mingeid lubadusi ei anna, aga siin mõned mõtted, kuhu võiks minna, kus suunas võiks edasi liikuda, on see, et kindlasti meil tuleb kasuks, kui me saame lisada konkreetseid tooteid, mida meie töödes kasutatakse mudelelemente nagu näiteks kaevud või mitmeavalised kanalid või muu taoline. Et see võiks olla üks asi. Ja siis teine asi on kindlasti täiendada seda subassemblit ehk tüüpristlõiget või siis toota neid ka juurde vastavalt vajadustele. Aga mina tänan teid tähelepanu eest ja ootan hea meelega tagasisidet, küsimusi, vastuseid.
nii, aga tundub, et vist praegu ei paista siin küsimusi, et ei tea, kas oli jah. Siiski üks küsimus on tulnud. Nii, Robert küsib, et kas mitme paralleelse toruga lahendusele tuleb teha mitu telge ja sellele paistab, et oleks mõistlik läheneda selliselt, et me võiksime hoida kaevikud ja kaablid üksteisest lahus ja et siis seda arvu siis reguleerida ja kõige lihtsam viis siia mingi muu kaabel kõrvale teha on tõesti läbi paralleeltelje, et meil siin mõni minut on veel aega, et ma saan näidata siis, kuidas ühe võimaluse näiteks, kuidas see võiks olla. Nii, valisin telje, teen offset telje, teeme näiteks ainult ühele poole. Ütleme, et ma tahan ainult vasakule saada, siis ma panen siia paremale telgide arvu nulliks. Nii, siis kauguseks panen 0,25 ja kui ma näiteks tean, et ma tahan saada siia mingisugust madalpinge kaablit, siis ma panen siia, valin juba selle telje tüübi ja et ta nüüd mul tuleks täpselt sellisele kõrgusele, siis ma saan panna paika ka paralleeltelje profiili ja ma ei taha, et mul oleks ta kusagil mingi põikkaldest tuleneva erineva kõrgusega, selleks ma panen põikkaldeks 0 ja ma panen siia näiteks võin valida talle profiili vaates ka mingisuguse muu stiili ja ma panen OK ja ma näen, et mul tekkis siia nüüd teine kaabel siia kaevikusse kõrvuti. Nüüd on meil selline võimalus, et me saame ka panna need erinevad kaablid siia põiklõike peale. Selleks ma pean klikkama põiklõikel, valima siit sellise käsu nagu Launchpad, Project Objects to pean veel tegema ühe eeltöö, ma pean tegema nimelt saama sellest kaablist ka siin esmalt kolmemõõtmelise joone ehk feature line'i. Selleks ma valin siit create feature line from alignment ja selleks ma valin nüüd näiteks selle esimese telje. Nii, siis ma pean ütlema selle et millise profiili järgi ta selle kõrgusmõõdu annab, valin selle kõrgepinge kaabli selleks, panen OK. Nii, järgnevalt ma saan selle sama käigu teha ka selle teise kaabli kohta. From alignments. Nii, ja panen OK ja siis on mul võimalus kanda need kolmemõõtmeliselt siia põiklõigetele. Selleks ma valin põiklõike. Launchpadi alt valin Project Objects to Profile View. Kuna need on mul nüüd feature line'id, siis ma võtan ja panen nad, jätan ainult feature line'i siia valikusse. Ma vaikimisi siin on olemas kiht ja vaikimisi on olemas siin ka siis see kuju, kuidas seda siin kuvada. Nii. Ja nüüd ma näen, et mul tekkisid siia kaablid, aga kuna algselt mul kaevik oli siin kitsas, siis see teine kaabel jääb siin kaevikust välja, aga põhimõtteliselt on meil kaevik
kõikides kaevikutes nüüd lõigetel ka kaablid olemas. Nii, aga ma näen, et küsimusi on tulnud vahepeal veel juurde. Andrus küsib õhuliinide kohta, et õhuliinide osas on, seda me arutasime siin selle paketi koostamise alguses üksjagu, aga ta jäi hetkel, jäi ta kõrvale, nii et õhuliinidega me praegu ei ole edasi tegutsenud, et samas on teada, et selles Civil 3D programmis on olemas teatud lisavahendid siin õhuliinide ja näiteks ka elektriraudtee kontaktvõrgu projekteerimiseks on olemas, et ma olen näinud neid mudeleid, kus need on olnud peale kantud. Kas meil on veel küsimusi või ettepanekuid? Nii, järgmine küsimus. Kas soovitus oleks kaablit kujutada mudelisse ainult teljena? Võib-olla oleks kaablid õigem siiski teha mikrotoruna, mis on keha ja feature line'i loomine jääb ära. No selle kohta võib öelda niimoodi, et see on maitse küsimus, et sõltub jällegi, et mis on meie projekti lõppeesmärk, et kui meie eesmärk on saada siit lihtsalt klassikalised joonised, plaan, profiil, lõiked, siis on mõistlik nad teha telje ja feature line'ina. Kui meil on juba ette teada, et meil läheb 3-mõõtmeline BIM mudel, siis on ka võimalus, kas teha nad feature line'ina ja sealt eraldi koridorina või siis teha näiteks ta tõesti paipidena, see on ka võimalik, aga mis on kindel, on see, et kaevikud ja trassid ise tuleks hoida eraldi, et sellist praktikat kasutatakse ka näiteks vee ja kanali projekteerimisel, kus ühes kaevikus on mitu trassi. Nii. Vahepeal on tulnud Andreselt küsimus, et kas kõik lisavahendid sisalduvad paketis või tuleb osta eraldi. Kõik täna näidatud vahendid on paketi alusfailis olemas, aga siin on arvata võib, et see alusfailist tulevad nüüd kindlasti, ma eeldan, tagasiside põhjal täiendused ja uued versioonid. Nii et siis püüame seda niimoodi järjest uuendada. Kuna mul on 3 minutit veel aega, siis ma näitan siin võib-olla ühe asja veel ära. Nimelt meil oli jutuks see, et me saame kuvada tavalise AutoCAD-ina selle, aga selleks me peame eksportima. Kuna antud joonis on meil siin tööfail, kus meil on sees igasuguseid muid lisainfot, mida me ei taha, siis selleks, et seda teises failis kuvada, me peame siit esmalt selle info välja jagama. Selleks peab kõigepealt vajutama save ja siis minema siia Toolspace'i aknasse ja valima siit Create Data Shortcuts. Nii, antud juhul ma tahan välja jagada siin näiteks selle profiili ja kaabli, millega me tegime nüüd viimasena juurde. Ja siis ma tahan välja jagada selle meie projekteeritud kõrgepingekaabli, mis me siin alguses projekteerisime. Valin OK. Ja nüüd mul on siin ette valmistatud üks teine fail, mis on selline puhtandi fail, kus on praegu sees nüüd see teine kaabel, mis oli siin varem olemas.
juba näidises, aga kui ma tahan neid teisi kaableid siia nüüd juurde saada, siis mul on väga lihtne, ma saan võtta ja valida kõigepealt meie näiteks kõrgepingekaabli, teen talle create reference ja siis ma saan valida talle stiiliks selle kõrgepingekaabli stiili, panen OK ja see kaabel tuli meile siia. Nii, kui ma tahan ka siin vaates talle näiteks panna külge neid kõrguste labeleid, siis ma pean tegema täiendavalt veel siia kandma sisse selle profiili. OK, nii ja nüüd ma saan siin teha edit alignment labels, import label set. Nüüd ma valin selle kaabli sügavuse labelit, valin selle õige profiili, mille sügavusi ma tahan ja nüüd mul on murdepunktide sügavused siin peal olemas ja nende murdepunktide kaugused kaabli algusest. Kui ma tahan ka nüüd kindla intervalliga panna kaablile külge seda kõrgusi, siis ma pean valima need labelid ja properties alt siduma selle kui referentsobjekti veel selle kaabli kõrgustega ja nüüd on näha, et mul tulid igale poole kõikidele kaablitele tulid kõrgused ja kui ma nüüd sellele failile teen eksport, näiteks AutoCAD 2010 formaati, siis mul tekib siia sellesse kataloogi, kus mul see fail on, tekib kohe üks uus fail juurde. Uus fail juurde siin just hetk tagasi tekkinud ja kui ma selle faili teen lahti, siis näete, meil on juba kõik need asjad olemas tavaliste AutoCAD-i objektidena. Ei ole enam mingisugused teljed ega profiilid ega labelid, vaid kõik on tavalised AutoCAD-i objektid. Näiteks see kaablitrass on meil tavaline polüjoon ja ta on juba kohe ka õiges kihis, see, mis meil oli ette antud. Nii, aga nüüd on meil juba 1 minut üle ja kui küsimusi enam ei ole, siis kas tõmbame otsad kokku? Mina tänan tähelepanu eest ja kõike ilusat.